Klooga mõis on endine rüütlimõis Harjumaal, mille esmamainimine toimus aastal 1504. Teatakse, et juba keskajal asus samas paigas kivihoonetega asula. Seega pole päris täpselt teada, millal mõis sinna tegelikult rajati. Mõisakompleks loodi Rabase Klooga järve kaldale ja selle 3500 hektari suurused valdused ulatusid põhja suunas mereni. Mõisas tegeleti karjakasvatusega ja piima müümisega Tallinnasse. Tippperioodil kuulus mõisnikule 413 talunikku. Kahjuks ei olnud sealne majandamine aga eriti efektiivne, sest umbes 1/3 maadest jäi soo alla. Ajalooliselt teatakse, et enne mõisade võõrandamise perioodi ei läinud mõisnikul hästi. Pidevalt jäädi palku võlgu ja inimesed ei soovinud seal töötada. Päästerõngana nähti mereäärsete maade suvilateks müümist, kuid mõisapere ei soovinud piirkonnas näha tallinlaste horde ning plaan jäi katki. 1919. aastal võõrandati Klooga mõis ühes kõikide teiste mõisatega Eestimaal. Peale teist maailmasõda jäi mõis Nõukogude Liidu sõjaväebaaside territooriumile. Sõja ajal ja järgselt kasutati mõisahooneid staabina. Ka taasiseseisvumise järgselt kuulus Klooga esialgu Eesti kaitseväele, kuid müüdi hiljem erakätesse. Praeguseks on taastamise plaanist vist loobutud ja mõis on aastakümneid lagunenud.